Ja kõik see jätkub iga päev. Jah. Täna on meil esmaspäeva hommik, 4. mai. No loodame, et täna ja homme veel teeme seda objekti, et siis on see valmis lõpuks. Tegelikult see on juba lisatöö, mis me teeme, et see põhitöö on valmis. No listutamine ikkagi ka, jah. Vot nii, aga noh. Klient on rahul ja me oleme ka rahul. Seekord tuli väga hästi välja kõik see kogu see objekt, kuigi natuke kukkus venima natuke. Mõne koha peal natuke kiirustus järgi ka, mis mulle ei meeldi. No nii, siit sai värv peale ja nüüd tormame järgmisele objektile. On ju? No nii, me oleme jõudnud järgmisele objektile ja paneme siis seinaplaate. Need näevad siis sellised välja. Nende mõõdud on siis 240 × 60 ja lähevad siis oma moodi tappidesse ja noh, siin on ta nagu näha, nagu olekski papp, põhimõtteliselt pappplaat. Nimi oli küll puitkiudplaat, aga noh, pappi saadaksegi puidust. Et selline. Aga ootame, et vihmasadu üle jääks, et saaks õues lõigata. Täna on jälle mingi imelik ilm, kõike tuleb sealt taevast alla. No nii, me trotsime vihma, me saame seda plaati õues, kuna see tekitab väga-väga palju tolmu. Nii palju oleme jõudnud ära teha ja siis hakkas jälle salama. Et midagi pole teha. Aga kas niimoodi ta läheb siia seina ja nurkadesse tulevad siis liistud pärast. Merike küsis kile kohta. Kile on Tampsper aurutõkke ja pannakse majadele plaadi alla. Nii on see Norra nõue, ma ei tea, kuidas Eestis on. Eestis on ka aurutõkkega, mitte kõikides majades. Ja siin on ta sellise sinise kile näol. Ja niimoodi me siis teeme, terve tuba peaks siis sellise plaadiga ära katma, aga täna vist jääb töö pooleli, sest kahjuks saab vihma. Midagi öelda. Kas pole irooniline? Koju jõudsime, ei saja mitte midagi. Ja me tulime sealt poolt, seal on näha vihmapilved praegust ja seal sajab täiega. See on meist kuskil, ütleme, 9 kilomeetri kaugusel. 9 kilomeetri kaugusel sajab täiega, rahet, vihma ja ma ei tea kõike. Ja meil täiesti kaunis ilm. Võt. Nii ta on, jätsime praegust töö pooleli, kuna õues saagida ei saa, see plaat ei kannata või mitte mingisugust niiskust ega vett, et jah, aga ta on lõigata, ta on hästi tolmune, et teda on hea alati õues lõigata. Aga noh, midagi pole teha, siis tuleb natuke puhata võib-olla. Jalutan siin praegust õhtul ja vaatan, kui ägedat pilti. Sealt läheb praegust vihm. Ma ei tea, kas ma ka natuke saan või ei, aga kihvt on vaadata Narras, kuidas mõne kilomeetri pärast vihma ei ole ja siis jälle on vihm, et kuidas need pilved liiguvad. Narras olen ma tundnud tihti seda, kuidas on nagu elav geograafia tund sul pidevalt. Vist paar piiska ikka saan pähe, aga sealt läheb vihm. Kihvt. Kodus ei olnud, aga siin on täiesti uimad. Teisipäeva hommik vaja emaldada kamin. Täna on siis see päev, kus me peame mitmes kohas korraga olema. Praegust eemaldame ühte kaminat ja paneme vanad auku kinni. Eesmärk on pärast see ära pahteldada. Ja uus kamin siia ette panna.
Ja ongi koridor valmis. Ma näitan teile, kallid jälgijad, kõige paremat listutajat, kui teil on vaja midagi listutada ja te suudate ta üles leida, siis... See on peavaluse listutamine, minuga küll see kõige... And action! Me jõudnud juba 3. objektile. Nagu näha, teeme me seda vaheplaati. Et... Ja siis... Õnneks 4. objekt kukkus ära vahepeal. Nüüd oleks peanud veel mingit 4. asja ka täna tegema. Aga õnneks ei pidanud. Istud said peaaegu pannud. Ja meetod kuradi kamina liist on ikka puudu. Nagu tavaliselt. 4 sentimeetrit. 4 sentimeetrit ma võtan siis mõõta. Ja siis lähme sinna alla ja lõikame välja. Nii, teisip õhtu on käes. Tulime siia natuke plaate panema, natuke saime panna. Et sealt, siis homme hommiku jätkame sealt edasi. Ja ma arvan, et homme saab need plaadid pandud. Siis tuleb jälle hakata sobivaid liiste siia otsima. Mulle meeldib see need kaldlaed. Peab kogu aeg neid liiste nurka arvutama ja tegema, et nad ilusad väljaks näeks. Aga jah, lähme koju puhkama. Täna on olnud väga kiire mitmel objektil sibimes, sest kõik tahavad, et umbes täna ei saagi tulla või. Et kõik tahavad umbes täna ja siis laveeredad kogu aeg siia-sinna nende asjadega. Aga noh, aitab tänaseks. Lähme nüüd koju puhkama. Tere hommikust. Täna on kolmapäev. Ja me oleme tagasi sellel seina plaatimisel. Pean nüüd siia konstruktsiooni tegema ja püüdma siis need kõik ülejäänud plaadid seina peale ära panna. Äkki jõuab täna isegi lae liistutamisele. Oleks tore. No nii, käib silla seina villatamine. Ehk siis rohkem sellise heliisolatsiooni eesmärgil on siseseinad siis täidetud. Välisseinad siis eesmärgiga sooja hoida. Aga noh, ega see villatamine eriti mugav töö ei ole. Maskid ees, väga vastikut. See klaasvill ajab tolmu. Aga noh, peab ära tegema, midagi peab teha. Viimane jupp plaati paika pandud. Nüüd on vaja ainult liistud panna. Selline minu mees norib nüüd kogu aeg igasuguste asjadega. Peaks nagu peale 12 aastat peaks olema suur armastus, aga meil käib ainult üks koornaaž. Kui te siin kaua nagu niimoodi räägite, siis järgmine roll läheb kellegi nooremale hoopis. Ma tahaks näha seda noorekest, kes viitsib siin sinuga möllata. Täna on neljapäeva hommik. Just lõpetasime selle korstna pahteldamise ja nüüd läheme ühele köögi peale. Siis klient soovib panna ära kodumasinad, kuigi töö tasapind tuleb alles 15. mai. Aga noh, siis monteerime need kodumasinad ära ja täna on veel mingi 3. klient ka ja siis peaks veel 4. kliendi juurde. Täna on jälle siuke päev, kus pead igal pool olema. Rahu.
täna on see päev, kus ma unustan kogu aeg kaamerat ette võtta. Nüüd me oleme ehituspoed. Meie ehituspood on, üks on Püümakker ja üks on XL, kus me käime ja siis oma materjali hangime. Ja kui need ehituspoed praegu kuulevad ja tahavad meiega koostööd alustada, võtke ühendust. Et siis tulime me natukene pahtlit tankima. Objektidel ma unustan kogu aeg kaamera kätte võtta. Noh, mis soodukat, mis on. Ei midagi. Minu lehtne nagu nii midagi ma sõna. Okei, teeme natuke siis filmi läbi. Vlogi jaoks videod need. Et kas on midagi tuttavat ka. Aga meil vist on hoopis teistsugused materjalid kui teil Eestis. Aga selline ehituspool on. Ja mul on vaja pahtlit. Pahtel. Hei. See on paras tuu. Võtame selle siit. Ma võtan teipi ka. Ja võta sa see. Ja ma võtan teibi ka. Siin on meil kamina, igasugused torud. Ja nii edasi. Nüüd me hakkame koju sõitma. Ühelgi objektil me videot ei teinud, aga me käisime täna 1, 2, 3, 4 erineval objektil. Kõigepealt me... Kui te tahate nagu videot näha, siis tuleb teil surprise'ida. Ei ole. Ma ei tea, ma unustasin kogu aeg kaamera kätte võtta, aga põhimõtteliselt me hommikut alustasime krohvimisega, siis me tegime mingit kööki, siis me pahteldasime korstna jalga ja siis me panime ühte kappi, aitasime reguleerida. Ja nüüd ootamatult sõidame koju. Võtsime materjali peale, et siis homme hommikul varakult alustada. Homme tuleb põnev päev, homme me hakkame kleepima vaipa põrandale. Midagi uut saate näha. Ma ei tea, kas Eestis on selliseid või ei ole. Vaipa seal on, aga selliseid nagu teppefliise, nagu selliseid nagu väiksed vaibajupid, mis kleebitakse üksteise kõrvale. Siis saate homme hommikul näha seda. Aga tänaseks koju puhkam. Saate on jõudnud reede hommik ja siin on siis vaip, mida me siis peaks hakkama põrandale kleepima. See tükk haaval. Ja tuleb siis põrand korralikult ära puhastada. Nii see vaip siis liimitakse põrandale. Kõigepealt pannakse liim paika, siis paar minutit oodatakse ja surutakse need ruudud siis sinna peale. Marko paneb meil juba tiimikest juba. Nii vaikselt me seda vaipa siin paneme. Riba haaval liimime. Siis laseme liimil paar minutit kuivada ja siis paneme peale. Need on siis sellised teppefliisid. Fliis eesti keeles on nagu keraamine plaat. Nad on siis nagu vaibaplaadid, mida siis üksteise kõrvale pannakse. Nende mõõdud on 50 cm korda 50 cm. Ja liim on selline õrnuke, et põhimõtteliselt võid maast üles kiskuda, kui vaja, ja välja vahetada väikse lüli vahelt. Viimased jupid. Vaipa on väga lihtne lõigata. Väga jupisid lähevad viimased 39,5.
puhtaks. Ja lihtsalt selle jaoks leida. Ei midagi rasket. Aga noh, vaid kodus ma ei tea, kas see on tervisele hea. Kuigi seda on väga lihtne üles võtta, et jääb ka kerge nappumusega, et kui sul tekib plekk peale, siis tõmbad üles ja paned uue jupi asemel. Midagi rasket seal. Teine hea asi on, et kõik sodi saad vaiba alla pühkida. Ja. Aga võtsingi viimase. Ma seda tööd, meil jääb terve karp. Sa võtsid sealt karbist või? Jah, võtsin. Pidi Moskva 3 karpi ja 3. karbist võtsid palju? 2 tükki või? 5. 5. Siis võtsid isegi palju. Ja saime selle põranda maha. Selline ta siis lõpptulemusena välja näeb. Nüüd on meil vaja nüüd siia erinevaid liiste panna. Ja täna on meil vaja jälle mitmes kohas olla, nii et tormame järgmisena. Kui on sa pead filmima. And action! Käib viimane lihv korstna pahteldusest. Selline on siis olnud see kogu 2 korruse remont. No nii, tänase päeva 3. objekt. Korstnale natuke krohvi peale. Et siis lõpptulemuseks kunagi oleks jälle betoonpost. Tagasi 3. objekti juures tegime nüüd korstna ümbruse korda. Nii narrakatel on traditsioon reedeti rämpsu kõigest viimas, ega me siis kehvemad ei saa olla. Aga me rämpsu asemel sööme siis vrappi. Meil on ainult see jukka asi, et me sööme rämpsu iga päev. Ei sööme täiesti tervislikult. Vahest harva, kui sööme midagi rämpsukat. No nii, me sebime nüüd viimase objektiga. Kui me arvasime, et me läheme kohale, võtame vana plaadi välja ja paneme uue asemele, siis tuleb välja, et sinna tuleb silikon ka ümber panna. Nüüd me otsime seda silikoni. Ja läheme nüüd uuesti tagasi ja proovime siis uuesti. Me mõtlesime juba, et see kell me oleme kodus, aga ei. Nagu alati, mis tundub väga lihtne, on kõige keerulisem. On nii või? Jah. See Kadrin äkki neid objekte leiab. Power saadab mulle neid. Poweris üleüldiselt kõikidele töötajatele on antud meie number. Et kui midagi on vaja teha, saadke need. Midagi kuskil haiseb gaasiku number. Elektripood.power.no jagab meie numbrit, et kui on vaja seal mingid kodumasinad vahetada või köögimengid paigaldada. Ämma-emandat või midagi. Peaaegu. Lammas sünnitab kuskil põlla peal või midagi. Muideks ilm on meil väga heaks läinud, õues on juba 17 kraadi sooja. Tunnen, kuidas nahk on juba märg. Nii et jah, ehk varsti saab koju. Kukkaplaadi ehk siis pliidiplaadi vahetus. Pidime ka silikoni hääde panema, sellepärast me vahepeal ära käisime. Ka nüüd on vast tänane päev läbi ja saab koju minna. No nii, sai vist läbi see nädal või? Marko tuleb varjata. Ma ei näita siis teda. Igal juhul me saime nüüd selle pliidiplaadi paika, silikon ümber pandud, teised objektid said ka tehtud, mis oli vaja. Töötasin musinasti salakaubas saime lahti. 4:30 siis oleme saanud omadega tüti peale. Ja võime siis koju minna, see nädalavahetus me puhkame. Laupäev ja pühapäev tõenäoliselt siis koristame oma kodu, sest igasugust rämpsu on sinna kuidagi kuhjunud. Ja vaatame siis niisama. Võib-olla teeme midagi põnevat, eks me siis näitame teile, kui ei tee midagi põnevat, siis kohtume esmaspäeval. Laupäev! Ja laupäeval teeme kalla. Marko ei taha jälle veel vlogis osaleda. Kuigi ta on seal juba igal pool näha. Me otsustasime, et me läheme Rootsi natuke oma toidu
poolest meil nagu vist ei ole vahet, kas me lähme Maksab peal. No vist jah, sest meil nagu üks toidupood Aga meil on nii head palgad, et meil nagu Norras üks toidupood on teinud nagu nii-öelda tervislikud toidud nagu soodsamaks ja täpselt need asjad, mida me igapäevaselt tarbime, me saaksime need Norras täiesti hea hinnaga kätte. Aga ma hirmsasti igatsen Switchu kanapoi juba ja siis mingit asja me tahtsime veel, mida ainult Rootsis saab ja siis mõtlesin, et okei, et teeme täna väikse väljasõidu ja käime Rootsis poes ja täiendame oma nädala toidukorvi seal. Vot, me sinna poole teel oleme. Oleme jõudnud Rootsi. See on siis 2 poodi, mida me külastame. Eurocash ja Coop. Vaatame, mis seal head pakutakse. Nii ostud sai sooritatud. Ja kui meie toidukorvi võrrelda ülejäänutega, siis meil oli ikka väga tervislik kanafilee ja köögiviljad ja sellised asjad. Aga nagu näha, siin on väga palju norrakad, et norrakad käivad siin üldjuhul limonaadi ja alkoholi ja suitsu toomas. See on siin palju odavam. Meie lihtsalt ostsime oma igapäeva asjad. Saime nüüd siis oma ostud sooritatud. Natukene maiust ka. Ja sõidame siis kodu poole tagasi. Ma sain oma tahetud suitsukana, mida ma väga igatsesin. Ja siis põhiliselt, mida me ikka tarbime, kanafilee ja köögiviljad ja et siis pühapäev jälle terve nädala toit valmis vorpida. Niima. Aga me täna rohkem midagi ei tee, võtame koju ja oi, ootamatult sattusime peale põtradele. Põhjapõdrad. Siin jalutamas. Võt. Uhkavad jõuludest. Ja nüüd sõidame koju ja mis ikka, hakkame puhkama. Kõige odavama kohvi saab ja kõige parema kohvi saab Burger Kingist. Üks tops maksab ainult 10 nokki. Oled sa nõus, et see on kõige odavam ja kõige parem kohvi, mis Norras niimoodi igapäevaselt kätte saab? See kohvi on hea, on ju? Teil on eelmise filmi eest veel honor maksmata mulle. Et sa ei jaga kommentaare? Ei, ma lihtsalt mõtlen, et kui inimesed tulevad Norra reisima ja tahavad head kohvi odavalt saada, siis tasub Burger Kingis seda ei võtta. On ju? See maksab... Ja siin Burger Kingile, kui te tahate koostööd. Siis paneme nüüd kõrest.